Tere noored ajaloolased! Täna rändame ajas tagasi Mesopotaamiasse, piirkonda, mida kreeklased nimetasid jõgedevaheliseks maaks. See ala asub tänapäeva Iraagis, kus kaks suurt jõge, Tigris ja Eufrat, voolavad läbi kuuma ja kuivade tasandike ning suubuvad Pärsia lahte. Suved on seal nii kuivad, et vihma ei saja peaaegu üldse, kuid jõgede üleujutused kandsid põldudele rammusat muda, mis muutis maa erakordselt viljakaks. Just see võimaldas inimestel hakata kasvatama nisu, otra ja tatlipalme. Samas ei olnud elu lihtne. Üleujutused olid ettearvamatud ja põllud vajasid pidevat niisutamist. Seetõttu rajati tamme, tiike ja kanaleid, mis juhtisid vett sinna, kuhu looduslik üleujutus ei ulatunud. Nii kujunes piirkonnast üks maailma esimesi kõrgkultuure, kus loodus ja inimeste oskus seda taltsutada käisid käsikäes. Kes olid need inimesed, kes rajasid maailma esimesed linnad? Sumerid asusid Mesopotaamia lõunaossa juba 4. aastatuhandel enne Kristust, kuid nende päritolu ja keel on tänaseni mõistatus. Nad mõistsid kiiresti, et ellujäämine sõltub ühistööst. Jõgede vett tuli juhtida põldudele, soised alasid kuivendada ja üleujutusi kontrollida. Nii rajati ulatuslik niisutussüsteem, tamme, tiike ja kanaleid, mis muutis viljatu maa viljakaks põlluks. Sumerid võtsid kasutusele adra, rakendasid ette eeslid ja vesipühvlid ning kasvatasid nisu, otra ja tatlipalme. Aja jooksul muutus pinnas pideva niisutamise tõttu soolaseks, mistõttu nisu enam ei tärganud ja alates 2000 aastat enne Kristust tuli kasvatada peamiselt otra. Niisutussüsteemide hooldamine nõudis koostööd, mis omakorda pani aluse iseseisvatele linnriikidele. Iga linn koos ümbritseva maa-alaga moodustas omaette väikese riigi, mida juhtisid ülikud ja sõjapealikud. Niisutatud põldude hea saak kasvatas rahvaarvu ning väikesed asulad arenesid tõelisteks linnadeks. Urukist sai maailma esimene suur linn, kus võis elada 10 000 inimesi. Linnriik koosnes linnast, põldudest, aedadest ja karjamaadest ning seda juhtisid ülikud ja valitsejad, kelle võim tugines nii sõjalisele jõule kui ka templite autoriteedile. Talupojad harisid põlde, käsitöölised valmistasid savinõusid, metallrelvi ja ehteid, kaupmehed tõid kaupu Indiast, Egiptusest ja Foiniikiast. Sumerid leiutasid ratta, vankri, potiketra, pronksist tööriistad ja esimesed sulatusahjud. Nende tehnilised oskused muutsid Mesopotaamia muistse maailma üheks arenenumaks piirkonnaks. Linnades olid kitsad tänavad, siseõuega majad, templid, turud ja töökojad. Iga linnriik oli iseseisev, kuid omavahel sageli sõjajalal, sest viljakas maa oli piiratud ja niisutuskanalite rajamine nõudis tohutult tööd. Sumerite maailmapilt oli tihedalt seotud jumalatega, keda kujutati inimeste moodi, kuid surematutena ja vägevamatena. Igal linnal oli oma kaitsejumal, kellele püstitati astmeline tempel, tsikuraat. Preestrid hoolitsesid jumalate austamise eest, juhtisid niisutuskanalite hooldust ja korraldasid templi majapidamist. Jumalaid oli sadu, taevaisa Anu, tuulejumal Enlil, vee ja tarkuse jumal Enki ning armastus ja sõjajumalanna Ishtar, kelle lemmikloom oli lõvi. Riigi juhtimine nõudis täpset arvestust. Üleujutuste ajad, andamite kogused, tööjõu ja materjalide vajadus, mistõttu sumerid leiutasid kirja. Algne piltkiri arenes mõistekirjaks ja silpkirjaks, mida vajutati savitahvlitele pilliroost pulgaga, jättes kiilukujulise jälje. Nii sündis kiilkiri, maailma esimene kirjasüsteem, mis võimaldas pidada arvestust, koostada lepinguid ja talletada lugusid. Mesopotaamlased armastasid kangelase-eposeid, mis jutustasid jumalatest, maailma loomisest ja muistsetest valitsejatest. Kõige kuulsam on lugu Uruki kuningast Gilgameshist, kes oli pooleldi jumal ja pooleldi inimene.
Jumalad lõid talle kaaslase Enkidu, metsiku ja jõulise kangelase, kes pidi Gilgameshi taltsutama. Pärast ränka kahevõitlust said neist parimad sõbrad. Koos võitlesid nad metsa valvava koletisega ja sooritasid vägitegusid, mis tõid neile kuulsust. Kui Ishtar Gilgameshisse armus ja sai temalt eitava vastuse, saatis ta Enkidule surmatoova haiguse. Sõbra kaotus pani Gilgameshi otsima surematuse rohtu, mille ta ookeani põhjast leidis, kuid madu varastas selle. Eepos õpetab, et inimene peab leppima oma surelikkusega ja väärtustama elu, mis talle antud on. See on üks vanimaid ja sügavamaid inimkonna lugu. Umbes 1760 aastat enne Kristust ühendas Babyloni kuningas Hammurapi Mesopotaamia linnad üheks suurriigiks. Riigi toimimiseks oli vaja ühtseid reegleid, mistõttu raiuti seadused kivisammastele, et kõik saaksid neid lugeda. Hammurapi seadused olid ranged. Kuriteo eest tuli tasuda samaga. Silm silma vastu, hammas hamba vastu. Karistused sõltusid seisusest. Vabade maaomanike õigused olid kõige tugevamalt kaitstud. Sõltlaste ja orjade omad vähem. Seadused reguleerisid pereelu, abielu, ehitamist, arstiabi ja kaubandust. Preestrid, ülikud, talupojad, käsitöölised ja sõlplased moodustasid keeruka ühiskonnakihisüsteemi, kus igaühel oli oma roll ja kohustused. Kuigi karmid, lõid need seadused korra, mis hoidis riigi koos ja kaitses ka vaeseid, lesknaisi ja orbe. Assüüria kuningriik tõusis Mesopotaamia põhjaosas ja kujunes oma aja kõige sõjakamaks riigiks. Assüüria sõjavägi kasutas rauast relvi, suuri kilpe, ratsaväge ja kiireid sõjakaarikuid. Piiramismasinad, tornid ja maa-alused tunnelid võimaldasid vallutada ka tugevalt kinnustatud linnu. Vallutatud rahvaid küüditati massiliselt, et vältida mässusid, mis tegi Assüüria võimu hirmuäratavaks. Samas oli riigil ka kultuuriline pool. Kuningas Assur pani Paalrajast Ninivesse suure raamatukogu, kuhu koguti üle 20 000 savitahvli. Need sisaldasid eeposeid, seadusi, astronoomiat, matemaatikat ja meditsiini. Tulekahju ei hävitanud savi, mistõttu on need tekstid säilinud tänapäevani. Sealhulgas Gilgameshi eepos. Assüüria langes 612 aastat enne Kristust, kuid nende teadmised ja tekstid jäid inimkonna kultuuripärandisse. Pärast Assüüria langemist tõusis Babylon uuesti võimsaks Nebukadnetsar teise ajal. Linn ümbritseti kahekordsete müüridega, väravad kaunistati glasuurplaatidega ja Ishtari väravast algas 5-kilomeetrine peatänav. Linna südames kõrgus 90 meetri kõrgune Marduki tempel, Paabeli torn, mida peeti maailma kõrgeimaks ehitiseks. Kuningalossi terrassidele rajati kuulsad rippuvad aiad, mis meenutasid mägimaastikku ja olid pühendatud kuninga pärslasest naisele. Aedades kasvasid palmid, viigipuud ja lõunamaised taimed, mis rippusid terrassidelt alla nagu roheline juga. Babylonist sai muistse maailma üks uhkemaid linnu, mille hiilgus kestis kuni pärslaste vallutuseni 539 enne Kristust. Kuigi linn hävis, elab selle legend edasi kunstis ja kirjanduses. Mesopotaamia rahvad uskusid, et taevas peegeldab jumalate tahet. Planeetide liikumist jälgides kujunes välja astroloogia, mille abil püüti ennustada riikide saatust. Täheteadus arenes preestrite tööna. Nad oskasid ennustada päikese ja kuu varjutusi, arvutada pööripäevi ning jagada aasta 12 kuuks. Sumerid kasutasid 60 süsteemi, millest tulenevad meie 60 minutit tunnis ja 360 kraadi ringis. Nad tundsid geomeetriat, ruumalasid ja pikkusühikuid ning
koostasid täpseid linnaplaane ja maailmakaarte. Savitahvlitelt on leitud ka varajasi arstiteaduslikke retsepte, kus kasutati taimseid ja loomseid ravimeid. Nende teadmised on aluseks paljudele tänapäeva teadustele, mis näitab, kui sügavalt mõjutas Mesopotaamia kogu inimkonna arengut. Mesopotaamia kultuur kestis tuhandeid aastaid ja mõjutas sügavalt kogu inimkonna arengut. Sumerite leiutised, kiri, ratas, niisutussüsteemid, matemaatika, astronoomia on tänapäeva tsivilisatsiooni alustalad. Babyloni ripuvad aiad, Paabeli torn ja Ishtari värav on jäänud maailma kultuurilukku. Kuigi linnad ja templid on hävinud, elab Mesopotaamia pärand edasi meie kalendrites, arvutustes, kirjanduses ja müütides. See on lugu inimkonna esimesest suurt tsivilisatsioonist, mis näitas, kuidas teadmised, koostöö ja loovus võivad muuta kogu maailma. Mesopotaamia õpetab meile, et inimkonna areng algab julgusest mõelda suurelt, taltsutada loodust ja otsida vastuseid küsimustele, mis on saatnud inimesi aegade algusest.